sulle väike müra küll ja tuul ka, aga olen siis Kairi ja tänane teema on siis ema-pojad ja isa-tütred. Ja minu käest on mõnikord küsitud, et miks need paarisuhted ei suju ikkagi nii hästi ja miks ma ei ole selles õnnelikus suhtes partneriga. Ja see on nüüd üks põhjus siis, kus me läheme suhtesse ja tavaliselt, kui me valime partneri, näiteks me valime, kui sa oled naine, valid partneriks selle mehe, kellel on, siin on nüüd kaks varianti. Kas on väga hea suhe emaga, ta on nii seotud taga, suhtleb taga, käib ja aitab kogu aeg ja kuidagi nagu selline väga nagu tundub, et see on nii tore, et pojal ja emal niisugune suhe, aga nii kaua, kui on see ema tähtsam kui naine, nii kaua ei ole tegelikult suhet. Ja siin suhtes võivad isegi olla lapsed, siin suhtes võivad olla isegi pered, kodud, aga see mees ei ole päriselt oma emast lahti lasknud. Ma ei räägi sellisest austavast suhtumisest oma emasse, vaid ma räägin sellest, kui on seatud ema esikohale ja poeg esimese helistamise peale lihtsalt läheb kohale ja seda ema aitab. Nii et nii kaua, kui see mees on seotud, kui sina kui mees oled seotud emaga tugevalt ja ei ole sellest emast sellisel kujul lahti lasknud ja aru saanud, et te olete kaks täiesti erinevat süsteemi, ta jääb alati sinu emaks, see ei muutu. Aga kui seal on see ühendusosa väga suur, siis on väga keeruline luua häid suhteid. Ja teine asi on see, et me ei lähe oma iseseisvasse ellu. Tekivad ka rahalised ja finantsilised kõikumised. Nii et seda kohta tasub kindlasti uurida. Ja mõnikord mõni mees ütleb, et ei, mul on kõik väga hästi. Aga samas on aru saada, et ema ei ole sinust lahti lasknud. Ja see on tekitanud sinus võib-olla sellise ebameeldiva tunde, sa tegelikult ei taha sinna ema poole vaadata, et alateadlikult ma lükkan selle ema ära või ma lihtsalt ei saa oma emaga hästi läbi. Ei suhtlegi, suhtlen taga võib-olla, see suhtlus on terav, ma ei suhtu temasse lugupidavalt või ei suhtu üldse. Erinevad variandid. See on see mündi teine pool, kus siis me tegelikult lükkame selle ema ära ja tundub, et jaa, mul täitsa iseseisev elu. Mida rohkem ma ära lükkan, seda rohkem alateadlikult ma olen sellega seotud. Ja see side võib olla väga tugev. Nii et mündil kaks poolt. Ja naistega on täpselt sama oma isaga. See on need isa-tütred. On üks variant, kus ma saan isaga väga hästi läbi ja seetõttu ei ole saanud nii nüüd väga tugev tuuleok, isegi puutsi ragisad, et olen isaga väga tugevalt seotud ja see isa on minu jaoks see kõige õigem mees siin maamunal. Ja nii ongi sellepärast, et isa on esimene mees meie naiste elus. Ja kui see isa ei ole meile olnud kättesaadav, siis me valime endale lõpuks partnerid, need ema-pojad, kes tegelikult elus võib-olla ei saa väga hästi hakkama. Ja selleks, et tõestada nüüd isa-tütrena maailmale ja eelkõige oma isale, et
ole hea isa, vaata mind, siis ma võin muutuda väga selliseks edukaks naiseks, võib-olla elus väga hästi läbi lüüa, noh, mis on mingis mõttes pluss, aga see ei tule sellest kohast, et pehmest kohast tekivad läbipõlemised, vaid me töötame ennast üle, me ei saa endast üldse aru, me anname maksimumi ja kuna see alateadlik, nii kõva tuuradega, tõestus tahab, ma loodan, et see ikkagi video tuleb läbi, ma pärast kuulan korraks ka. See alateadlik tõestus läbi elu käib see nii kaua, kuni ma ei ole seda kohta endas ära lahendanud. Nii et ja siis saavadki kokku. Noh, mitte küll alati, aga mõnikord võivad saada need ema-pojad ja isa-tütred. Ja neil võib isegi klappida, sellepärast, et naine leiab isa ja mees leiab ema. Tuleb selline huvitav kombinatsioon. Ühesõnaga, mina soovitan uurida oma süsteemi, mida me teeme väga pikalt ka konstellatsioonikursusel. Ja ma räägin nendel ja ka online kursustel saad sa selle kõige kohta väga head informatsiooni. Ja loomulikult minu pikal seminaril, eneseväärtustamise koolitusel, mis on online'is. Nii et oled kõigile nendele oodatud ja soovin sulle ikka oma süsteemi uurimist ja juheldust ikka endani.